tere tulemast tagasi Tallinna tarbijaõiguste päevale. Targad tehingud sel aastal selle pealkiri ja oleme jõudnud oma päevaga 4. ploki juurde, millel siis nimeks eduka internetikaubanduse väljakutsed ja minu kõrval laval on nii eduka interneti platvormi kasutaja Eesti kõige kasutajasõbralikum, just nimelt Weekend Shoes ja spetsialistid, kes oskavad e-kaubandusest, ohtudest ja rõõmudest rohkem rääkida. Anu Pajula, Weekend Shoes, nagu juba mainitud sai, Tõnu Väet, MTÜ Eesti e-kaubanduse liit tegevjuht, Birgit Valgus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ettevõtluse osakonna kaubandustalituse juhataja ja Hetlin Malmet, Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskus. Tere! No, milline on Eesti e-kaubandus või Euroopa e-kaubandus aastal 2021? Euroopa e-kaubandus tegelikult ei erine Eesti e-kaubandusest niivõrd palju, et ma arvan, et need põhiprobleemid on täpselt samad, sest e-kaubandus on Euroopa tasemel väga hästi ühtlustatud, et see on direktiividega ühtlustatud selliselt, et näiteks võlaõigusseaduses on täpselt samasugused sätted sees, mis on siis direktiiviga üle Euroopa teistele kõigile liikmesriikidele kehtestatud. Aga kui me nüüd räägime eelmisest aastast võrdeliselt selles aastas, siis piiriülestes asjades võib välja tuua, et lennureisid ja üldse reisiga seotud asjad olid nüüd eelmine aasta väga hoogustunud, need kaebuseid oli palju rohkem, aga kui me mõtleme nüüd selle peale, et kas COVID-i ajal e-kaubandus, just kui ma räägin ainult piiriülesest e-kaubandusest, et kas neid kaebusi laekus rohkem, siis seda trendi me ei näinud, kuigi me seda eeldasime. Milline oli olukord Eestis riigisisene? Riigisiseselt võib öelda, et e-kaubandus hoogustus järelevalves ka. Et järjest rohkem hakkas tekkima juurde uusi e-poode. Need poed, kes ennem töötasid tavapoena, leidsid võimaluse siis ka e-poena tegutsema hakata. Samas võib-olla mitte nii teadlik olles selles, et sellele kohalduvad mingid erilised nõuded ja tingimused. Aga see nüüd on vaikselt stabiliseerunud, et ei ole enam nii hull, aga see nõustamist ja juhendamist oli päris palju ja ka vihjeid tuli päris palju erinevate võimalike lahenduste kohta, mismoodi e-pood üldse pidada võiks. Aga praegu, kuigi ma võin öelda, et ka liikmesriigid teevad päris tihedat koostööd erinevates tarbijakaitsevõrgustikes ja ka seal on ikkagi see e-kaubandus ja selle järelevalve tõhustamine on üks prioriteet, et kõik ühised nõuded ja ühised nõuete kontrollimised. Mida kliendina peaks jälgima, astudes siis e-kaubamajja? Millised on need ohukohad? Kindlasti vaadata ära, kas on kauplejal kontaktandmed olemas, kas tal on, mille kaudu temaga üldse on võimalik kontakti saada, kes see kaupleja on, siis selle kaupleja nime teada saades võib ka natukene guugeldada, milline taust sellel kauplejal on. Kas on äkki meie majaga pistmist olnud, kas ta võib olla äkki mustas nimekirjas, kas ta on äkki meediast läbi jooksnud või ütleme niisugused mitte väga tuntud siis näiteks mõned kauplejad, kes on. Siis vaadata ära, millised müügitingimused on, kas müügitingimused peavad paika, kas seal on 14-päevase taganemise õiguse kohta info üleval, kas seal on pretensiooni esitamise õiguse kohta info üleval, kas seal on tarbijavaidluste lahendamise kohta info üleval. Ja siis sealt juba vaikselt võib hakata juba siis endale järelduse tegema, et kas see on see koht, kus ma kaupa osta tahan või mitte. Kui palju eelmise aasta seisuga nende uute e-platvormide tekke näol selliseid eksimusi oli, tavaeksimusi? E-poodides siis, just. Enda poolt. Ikka oli jah, et just see oligi, et kuna neid uusi tegijaid tuli peale, kes ei olnud päris kursis nende olemasolevate reeglitega, et päris palju oli neid, aga selles mõttes, et me tegeleme nendega ja nõustame ja aitame siis nõu ja jõuga õigele rajale saada.
Aga nii nagu eelmisteski paneelides oleme võtnud aluseks korduma kippuvad küsimused, ehk siis need küsimused, siis mille vastu inimesed kõige rohkem huvi tunnevad. Ja ma teen ka siin kohal otsa lahti. Esimene küsimus. Kes peab maksma e-poest ostetud kauba tagastamise postikulu 14-päevase ostust taganemise õiguse kasutamisel? Ma võin siis vastata. Et üldjuhul teeb seda kaupleja, kui te ei ole oma tingimustes öelnud, et seda teeb tarbija. Et tarbijale jääb see kohustus siis, kui ta on eelnevalt seda tarbijat teavitanud, tarbijale see kohustus tuleb. Kui ta seda teinud ei ole, siis teeb seda kaupleja. Nii, järgmine olukord. Ostsin e-poest toote, mille müügipakkumises oli märgitud saadavuse all kaupluse laos olemas ja kätte toimetamine 1-3 päeva jooksul. 2 nädala möödudes ei olnud kaupa veel saabunud ja ma pöördusin müüja poole, kes selgitas, et kaup on tellitud ja saabub 3 nädala jooksul. Millised on minu õigused ja kas mul on õigus tehingust taganeda? Samasugune küsimus, mulle nagu kõlab täpselt sõna-sõnalt, isegi on meile ka saadetud, võib-olla on see sama inimene, aga analoogseid näiteid on, et siin on natukene, see ei ole nüüd õigustuseks nii-öelda kauplejatele, aga näiteks suuremad veebi nii-öelda kaubamajad ka Eestis, kus on 1 miljon ühikut toodet, ja seal on suurematel kauplejatel on 300-400 tarnijad, kus on need tarnivad, et see ei ole, reeglina see ei ole nagu nii-öelda kaupmehe pahatahtlikkus, et sa eeldadki, et selle kauba sa 3-5 päeva jooksul näiteks tarnid, ja väga tihti on see, et tegelikult ka maaletooja või näiteks kuskilt Poolast, kus selle kauba peaks saama või Leedust või võib-olla ka Eestist, et siin on olnud juhtumeid ka, kus Eestis tegelikult on üks maaletooja, kes lubabki, et 3 päeva jooksul sa saad selle, aga siis selgub, et just hetkel on ära ostetud see kaup ja ta peab ise kuskilt tellima, et siin võivad olla ka sellised põhjendused, aga samas ma pean lisama, et on ka hulk kaupmehi, kes ka kuritarvitavad seda, et mõned väiksed e-poed kirjutavadki, et kui nad tegelikult teavad, ma oskan ise juba seda võib-olla oma professionaalse pilguga vaadata, et ma tean, et ta tegelikult tellib selle kauba kõik kuskilt Hiinast või Amazonist, et vahendab lihtsalt, et ta ei saa nii kiiresti, et siis kirjutatakse võib-olla meelega sinna, et 1-2 tööpäeva jooksul, et ma selle tellimuse teeksin, et see on tegelikult tarbijaid eksitav, ei ole korrektne, et Ja, et selles mõttes, et teave kauba tarneaja kohta ja kättesaamise kohta peab olema tõene. Ja kui tarbija teeb ostuotsus, siis ta sageli vaatab just tarneaega, eriti näiteks enne pühasid. Et kus enne jõule ostetakse kaupasid ja kui seal on kirjas ühel kauplejal näiteks 7-10 päeva ja teisel sama kauba kohta 3-5 päeva, siis üldjuhul ikka ostetakse see, mis on lühema tarnetähtaega. Sageli juhtub ka just see, et see lühemat aega pakkunud kaupleja tarnib selle hoopis hiljem. Ja kui juhtub nüüd, et kaupleja ise näeb, et see kaup ei jõua ikka õigel ajal lubatud ajal kohale, siis kindlasti teavitada sellest tarbijat esimesel võimalusel, sest et tarbijal on ka võimalus anda ju tal nii-öelda kauplejale pikendust, et kokkuleppel, nii nagu me ka varem rääkisime, et igal juhul, et tuleb suhelda tarbijal kauplejaga, kauplejaal tarbijaga. Ja parim viis on see, kui nad leiavad kompromissi ja teevad kokkuleppe mingisuguse, aga sageli ei olegi see üldse mõeldav, näiteks kui ma tellin jõuludeks kauba, lastele jõulukingitused, ja ma saan need kätte jaanuaris, mul ei ole neid asjana vaja. Ja kui see teave nüüd tarneaja kohta ei ole olnud tõene, ma ei ole kaupa saanud õigel ajal ja ma olen olnud ka täiendava tähtaja, siis tegelikult mul on õigus lepingust taganeda ja see raha tagasi saada, ilma juba kaupa saamata üldse. Aga võib-olla Eldin räägib siin hoopis just sellest. Ja mina tahtsin lisada, et seda nii-öelda ärimudelit tegelikult kutsutakse dropshippinguks, ehk siis kui on näiteks Eesti kaupleja ja inimene lähebki Eesti veebipoodi ja ostab endale mõne rõivaeseme, siis see ese võib-olla ei toimetata selle õige aja jooksul tarbijale ja kui tarbija lõpuks selle kätte saab, siis ta vaatab, et see on saabunud talle Hiinast. Et järelikult see Eesti kaupleja toimetabki selliselt, et tema siis teeb selle lepingu, aga selle tarnega ja selle tootega, seda ladu omab siis hoopis keegi teine või et see tellitakse näiteks AliExpressist või Alibabast, Wishist, et nii nagu need Hiina erinevad poed on.
et sellisel juhul jah, dropshippingu puhul on tihti need tarned tunduvalt pikema tähtajaga, nii-öelda tähtaegasid lükatakse edasi seda hetke, millal siis tarbija see asja peaks kätte saama ja see toode ei pruugi ka olla see, mis ta tegelikult tellis, et ta eeldas, et see on nüüd Eesti ettevõttelt selline kvaliteetne toode ja see tuleb siis Hiinast, kus võib olla, et on kvaliteet küsitav. Ja lisaks, et jah, mõte läks nüüd ära. Ma tahan siia lisaks öelda jah, et täpselt seesama tagasiside ja suhtlemine oma vahele, et tegelikult kui on tarne lubatud, nii nagu meil ka, ja kui meil tuleb mingi tippmüük siin, ostöö, esmaspäev, mustreede, mis iganes asjad siin kampaaniad käivad ja me ei suuda tarnida õigeaegselt, siis me alati anname selle kliendile info, et ja vastastikune suhtlemine, kokkulepe ja loomulikult, kui klient ei ole nõus, siis tal on õigus lepingust taganeda ja raha tagasi küsida, et seda suhtlemist peab kindlasti tegema ja tagasisidet andma. Kõige lihtsam on lihtsalt enne tellimust e-poodi kirjutada või chatis küsida, et ma tahan seda konkreetset toodet, et kas ta on olemas, millal on tarne, et ja väga tihti tegelikult siis, mis siit ka välja tuli, et on probleemid, et me peame tellima, et siis saadki selle vastuse, et kahjuks seda hetkel tarnijal ei ole laos, et ma võib-olla lisaksin korraks, kui tohib tagasi minna selle alguse osa juurde, et me monitoorime e-kaubanduse liidus ka Eesti pakiautomaatide pakkide mahtu, et need pakid, mis eestlased pakiautomaati tellivad, lisaks sellele on kullermahud ja Eesti Pangaga koostöös, nemad küll siis teevad seda nii-öelda käibega statistikat, et tegelikult see pandeemia alguses ja kui füüsilised poed on kinni olnud, siis on 150-200% kasvanud e-kaubanduse, tegelikult on ta umbes 50%. Et see pretensioonide hulk natukene on küll kasvanud, aga tegelikult palju vähem kui see e-kaubandus ise ja mida see pandeemiaga tähendas, mida me nägime, et tegelikult Omniva, kes 7 miljonit pakki tarnib ainuüksi Hiinast aastas, nende tollane juht mulle ütles, et nii kui see COVID-i periood tuli, päeva pealt kukkus 85% tellimusi ära, et eest hakkasid rohkem eelistama Eestimaist. Et selles mõttes ta on positiivne, näitab ka seda, et Eesti e-poodidest on vähem pettusi, et kui nüüd siin sa küsisid, et mida vaadata, kui e-poest tellida, et võib-olla ma ütleks omalt poolt ühe sellise lihtsa soovituse, et ka kirikus võib peksa saada, aga telli Eesti e-poest ja sul ka ei juhtu midagi, et Eesti e-poest ma ei mäleta küll juhtumit, kus su raha ära võetud või tõesti see kaup aga ei saaks, et telli sellest e-poest, keda sa tead, et ma ei hakka siin nimesid nimetama, aga siin minu lähedalgi istub näiteks üks e-pood, eks ju, et kui sa oled kuulnud sellest poest ja tead, et tal on ka füüsiline pood olemas, et siis tõenäoliselt ei juhtu midagi, et tasub guugeldada ja vaadata seda tausta, et meie poolega pöördub nädalas paar inimest vähemalt, kes lõpuks jõuavad tarbijavaidluskomisjoni või Tarbijakaitseametisse, et kes on saanud petta, ja teine asi, mis vaata, et see reklaam on eestikeelne, et väga palju juhtub sotsiaalmeedias seda, et ka mina võin osta Hispaania Facebooki reklaami, mis on hispaania keeles ja reklaamida seal, et inimene vaatabki, et võib-olla see on kohalik e-pood, et kui sa näed ka eestikeelset reklaami just sotsiaalmeedias, siis vaata sinna sisse, mis pood seal taga on, et kas ta on Eesti e-pood ja teine asi, mis inimesed pöörduvad ka meie poole, et ma tellisin, aga ma ei saa tagastada, et võetakse e-kanalites on 14 päeva tagastusõigus sul põhjust avaldamata, aga see on Euroopa Liidu piires, et lihtsalt võta see e-pood lahti, vaata, mis riigis ta tegutseb, et kui ta on väljaspool Euroopa Liitu, siis sul ei pruugigi seda kaitset sellisena olla ja tagastamisõigust, et ja sotsiaalmeedias ei tasu igasuguste kahtlaste reklaamide peale klikata, kui sa ei tea seda müüjat, kes seal taga on, et see on juba siuke, ja kui sa näed, et ta ka välismaine on, et siis on juba väga suur tõenäosus, et just nende sotsiaalmeedia kauplejate puhul, et see reklaami tõesti on seal palju ja need pakkumised on väga ahvatlevad, aga kes on see kaupleja seal taga? Esiteks, kas ta on kolmanda riigi kaupleja äkki? Heal juhul on ta Euroopa Liidu kaupleja ja kõige paremal juhul on ta Eesti kaupleja, aga võib-olla ta on tarbija. Ja tarbijaga suhtes, nagu me eelnevalt ka tegelikult rääkisime, et ei rakendu tarbijakaitse ei rakendu, et siis need vaidlused tuleb ilmselt kohtus lahendada. Vahepeal oli 2 niisugust huvitavat trendi, mida kullerfirmad rääkisid, et hakkasid mõned sellised kaugemate riikide siis müüjad kasutama ka seda, et kuna tracking jääb, kui sa tellid midagi, sa saad selle paki kätte, siis kullerfirmale jääb see märge, et on sul üle andnud, aga tellis näiteks, ma ei tea, mul üks tuttavgi tellis triiksärgi ja sai pastapliiatsi, eks ju, ja pärast kui ta kaebas, siis öeldi, et aga said ju paki kätte, et kui see on kahtlasest kohast ka tellid või suurema asja, et siis
tiri kiiresti kulleri juuresse lahti ja kui seal on midagi muud sees või tühi pakk, et siis anna tagasi, et aga muidu pärast, kuidas sa tõestad, et see ei ole eesel, eks ju, et selles mõttes on ta keerulisem, et just niisugused piiriülestest kohtadest tellimised. Kas ma võin lisada siia transpordi juurde, et kui rääkisid, et transport on suures mahus tõusnud, siis tegelikult kaupleja ei tea tihti, et transpordifirma on hädas. Tegelikult kaupleja pakkis kauba ära, andis üle, aga kuna paki automaadid on täis, siis ei saa see klient selle tõttu kätte, aga ikkagi siis on hea kauplejal nagu vastata, et tänu sellele on meil probleem, et anda nagu infot selle kliendile. Et ma saan aru, need mahud on siin viimase 2 aastaga igas valdkonnas nii palju suurenenud ja just transpordi tarnete pärast või transpordifirmade tõttu ei jõua ka õigel ajal kohale. Ja Eesti transpordifirmade kaitseks võib öelda ja ka Eesti e-poodide kaitseks, et väga tihti jõuab ka meieni inimeste ja saadetakse kirju edasi, et kus ta on tellinud kas või Amazonist, eBayst, kuskilt väga suurest platvormist mingi toote, ta on tellinud ja juba järgmine päev tuleb teada, et me andsime, see pakk on saabunud Eestisse või Eesti nii-öelda transpordifirmasse, et Omniva kunagi tõestas ära, näitas ka, et automaatselt saadetakse teateid, et ta on üle saadetud. Väga paljud kaupmehed välismaised ka teadlikult saadavad, et tema on üle andnud, aga võib-olla läheb seal 3 päeva enne, kui ta veel üle antakse. Et see ei pruugi alati tõene olla see info, mis sa saad nii-öelda kuskilt platvormilt, et kuskil on üle antud ja kuskil ta viibib. Et eeldame, et kõik käituvad hästi ja heauskselt, aga kui tekib kahtlus, siis kohe võiks uurida ja küsida ja suhelda. Kõige parem soovitus ikkagi see, et küsi kõigepealt, et kui sa midagi tahad tellida, eriti kui sul kiire on, et üldiselt ikkagi, ma arvan, et mitte keegi ei tee, ei meist ega kuulajatest ju ei tee ju e-äri näiteks selleks, et selle eeldusega, et ma hakkan nüüd kõiki kliente pahandama, sa teed ikka selle eeldusega, et sa nagu hästi neid teenindad ja müüa tahad, et seal eriti tarneprobleemid, seal on väga tihti ongi need lihtsalt probleemid, Eesti on ka väike, et seda kaupa ei ole koha peal laos tihti peal olemas ja siis, kui sa teed tellimuse ja kui kaupmehel on seda kaupa vaja nüüd hakata komplekteerima, siis ta avastab, et seal on pikem tellimusaeg, et tasub, et näiteks kui ma viikendist tellin, kusjuures ma tellingi hea meelega, ma tean, ma saan 1-2 päevaga kätte, eks ju, aga kui ma kuskilt mõnes suures platvormis tellin, kus ma tean, et tõenäoliselt tal ei ole seda, ta peab seda tellima, et siis kõige parem soovitus on ikkagi see, et kirjutada ja küsida, et saad kohe vastuse, millal sa tõenäoliselt saad selle ja selle järgi siis teha otsuse, aga jah, see on õigus, et ka kui tegelikult kaupmees nii-öelda lubab sulle, kui sa sõlmid taga nii-öelda selle tehingu ja lubab 1-3 päeva tarnet ja kui seal on 2 nädalat, et siis on igati õigus ka loobuda sellest. Alates 1. juulist 2021 tuleb deklareerida ja käibemaksu maksta kõigilt väljastpoolt Euroopa Liitu, sealhulgas Hiinast või Ühendkuningriigist tellitud kaupadelt. Kas käibemaksu arvutamisel liidetakse kauba väärtusele veel midagi? Ja küsimuse teine pool on ka, et kuidas 7 eurot maksvat T-särki deklareerida? Olete sellega kokku puutunud? Eks see pigem küsimus teisele ametile, et Maksu- ja Tolliametile, et tegelikult neil on olemas juhised veebis, väga selged juhised, mismoodi saab välja arvutada erineva kauba selle käibemaksu summa ja mismoodi need summad siis rakenduvad ja mida täpselt tegema peab ja kuhu dokumente esitada. Jah, see on e-maksuametis, et seal saab nii-öelda oma postipakki deklareerida, et ma isiklikult seda teinud ei ole, et ma ei oska öelda, kui keeruline see võiks olla, aga ma eeldan, et see on väga lihtsaks tehtud inimestele. Ja see, et palju see siis 7 euro eest siis juurde tasutakse, et seda ei oska öelda. See on üks meie viimaste aastate lemmik teema, oleme käinud enamus ministeeriumid läbi Euroopa Liitu jõudnud otsapidi ja kõike muud, et ühest küljest on väga tore, et piiriüleselt on võimalik tellida, aga eriti Aasia kaupmehed on seda varasemalt ära kasutanud, et saadetakse sulle tavapostkasti see ja kirjutatakse, ma olen isegi 10 kordi kogemusi, kus sa midagi tellid näiteks Aasiast ja kaupmees küsib ise, või ütleb sulle, et ma kirjutan gift sinna peale, kingituseks ju, et sa ei peaks makse maksma, et need on probleemid, riigil on jäänud meie hinnangul ja jääb peaaegu 100 miljonit aastas Eesti riigil makse saamata. Üks asi on see käibemaks, mis tegelikult makstakse vähem, on tekkinudki eraisikutest kauplejad, kes ka sotsiaalmeedias kauplevad, edasi see on suurem teema iseenesest, et selles mõttes on see seaduse muudatus tervitatav. Viimase 2 kuu jooksul on väga paljud suurriigid meiega ühendust võtnud, näiteks nagu Poola ja Saksamaagi ja nad on küsinud samad, kuidas meil on selle seaduse rakendamisega, kõik on mures, et siin on see probleem, et mis puudutab meie Maksu- ja Tolliametit, ehk tegelikult kui ma tellin nüüd selle paki, see pakk tuleb ja läheb tolli tõesti
väga lihtne on täita see deklaratsioon ja automaatselt saad teada, mis on need maksud ära makstud, saad see kõik kätte, aga neid pakke tuleb igast sekundist väga kiiresti, et seda sisu ei kontrollita, kontrollitakse ainult pisteliselt kodanikke või et kas ei ole narkootikume seal sees, või midagi muud sellist halba, aga selle väärtuse koha pealt, et see on kogu Euroopa Liidus, et kuna need pakkide mahud on läinud nii suureks, et kui kaupmees ikkagi kirjutab sinna peale näiteks, et selle väärtus on 20 eurot, tegelikult on 200, et sealt tekib see mure ja miks ta murekoht on see, et Eesti kaupmehed maksavad ausalt kõik maksud, eks ju, et sa ei ole konkurentsis lihtsalt, kui teine ei pea maksma ja võib vähem maksta, et siin on selline murekoht, aga see deklareerimine on iseenesest hästi lihtne, sa saad volitada enamus kullerfirmad, pakuvad teenust, võivad sinu eest selle ära teha natukene makstes, aga tegelikult on ta küllaltki lihtne Maksu- ja Tolliametis, e-maksuametis teha, et tõenäoliselt esimene kord läheb seal küll natukene kauem, aga teine kord on juba lihtsam, et seda ei Tasub sealt karta. uurida. Ja sealt saab infot, et neil on kõik juhendid kõik olemas, et EMTA-sse tasub minna ja sealt saab abi ja neile võib ka helistada, Võtame järgmise küsimuse. Tellisin Läti e-poest toote, mille osas esitasin pretensioonid, millele müüja ei reageeri. Kes sellisel juhul aitab? Kas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet või peab pöörduma mõne Läti ametiasutuse poole? Jaa, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures on Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskus ja meie igapäevane töö ongi tarbijate piirialastes ostudes nõustamine ja nende kaebuste lahendamine. Ja pöörduda, kui nüüd küsida, kas pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, siis jah, kui sinna pöörduda, siis saame ka meie selle tarbija pöördumise kenasti kätte. Võib ka meie poole otse pöörduda. Aga kõigepealt peab loomulikult pöörduma kaupleja enda poole ja püüdma ise seda probleemi lahendada, nagu iga kord, kui on tarbijal ja kaupleja vaheline vaidlus tekkinud. Süsteemi kohaselt käib siis see tegelikult niimoodi, et kui tarbija on meie poole pöördunud ja kauplejalt ei ole eelnevalt abi saanud, siis meie vahendame selle oma nii-öelda partnerkeskusele, et me Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskused on igas Euroopa Liidu liikmesriigis, kaasa arvatud Inglismaal, Islandil, Norras, ja siis me pöördume selle nii-öelda tarbijakaebusega siis Lätti. Läti keskus võtab ühendust selle kauplejaga, vahendab selle jälle meile ja niimoodi see tarbijakaebuse lahendamine piiriüleselt käib. Miks see on just Eesti tarbijale hea? Sellepärast, et Eesti tarbija saab meie poole pöörduda eesti keeles. Meie siis tõlgime seda, Läti keskus siis tõlgib selle vastavalt läti keelde, kui vajalik on, ja see on tarbija jaoks võimalikult mugavaks tehtud niimoodi. Anu, kas teil on ka piiriüleseid probleeme olnud? No selles mõttes meil on Läti ja Leedu e-pood ka, aga ma ei tea, et meil oleks probleeme, kuna klient saab meil alati tagastada, klient võtab klienditeenindusega ühendust, meil on klienditeenindus avatud kella 10-ni, mis on väga hea eelis, kui õhtul klient lõpetab töö ja läheb koju, siis ta hakkab oma asju ajama ja siis ta võtab ühendust, et see on nagu eelnevalt siin öeldud, et võtta kõigepealt kauplejaga ühendust, ükskõik kas jaekaupleja või e-kauplejaga ja siis ta saab tagasi saata. Aga kuna meil on Eestis päris palju füüsilisi esindusi, ka nüüd on juba Riias meil suur füüsiline esindus olemas, siis klient saab sinna tagasi viia ja see meeldib kliendile kõige rohkem, et ta ei taha sinna postipakki minna viima, vaid ta läheb niikuinii toidupoodi süüa ostma ja siis ta toob meile selle tagasi ja ükskõik millisesse linna. Kui ta on ka Riiast ostnud, siis ta võib selle meile Pärnusse näiteks tagastada, Paidesse, ükskõik kuhu, et kliendile tuleb see tagastus väga mugavaks teha. Järgmine küsimus. Kas võlaõigusseaduses sisaldub peatükk sidevahendi abil sõlmitud lepingute kohta kehtib ka Euroopa Liitu kuuluva riigi e-poest ostmisel, kui tarbija nägi ostetud kaubareklaami oma Facebooki kontol? Jaa, kehtib küll, et nagu ma eelnevalt ütlesin, siis see nii-öelda e-kaubandust puudutav regulatsioon on väga kenasti ühtlaselt üle Euroopa reguleeritud. Kui me nüüd räägime sellest, kui ma nägin nüüd Facebookis mingisugust sponsoreeritud reklaami, siis ma pean ikkagi mõtlema selle peale, kes on see kaupleja seal taga.
sellepärast, et ka mina ise olen kuskil sotsiaalmeedias väga ägedat asja näinud, mida siis müüakse ja ma olen mõelnud, et ma tahaks seda kindlasti endale saada. Ja kui ma hakkan lähemalt vaatama, siis võib-olla nii-öelda lepingule kohalduvad üldtingimused viitavad Prantsuse õigusele ja kuskil seal all tuleb hoopis viide sellele, et tegemist on Hongkongis registreeritud ettevõttega. Et selliste nii-öelda sotsiaalmeedia reklaamidega peab ikkagi nagu väga korralikult enne tausta kontrolli tegema. Ja. Enamus sellised pettused, kus sa jääd oma rahast ilma või su kaart tõmmatakse tühjaks, ma julgen väita, et enamus on sotsiaalmeediast, eriti on tegelikult need inimesed päris ikkagi mitmed, kes lõpus kuskilt ka meie juurde jõuavad või oma mured kurdavad, et mida teha, et seal ongi need reklaamid reeglina on sellised, kus on kõik maailma ägedamad brändid ja –50%, et isegi inimene ütleb, et ma tegelikult nagu saan aru, et see ei saa tõsi olla, aga ikkagi proovin, aga ongi need samad asjad, mis just eelkõnejad siin välja on öelnud, et tegelikult tuleb vaadata seda, kus see ettevõte on registreeritud, kas ta on Euroopa Liidus ja teine asi on see, et kui sa raha sult võetakse ainult sellisel juhul ära, kui ei ole mingit muud maksevõimalust, ainult see, et sisesta krediitkaardi andmed, et see on teine selline errori koht, mis peaks olema, et kui on pakkumine, kus on kõige ägedamad asjad poole hinnaga, teine asi, et maksta seda ainult siis, kui sa sisesta krediitkaardi andmed, et ei ole pangalinki ega midagi muud, PayPali või muid selliseid turvalisi maksevahendusi, et siis on 99,9% kindel tõenäosus, et sult seda kaupa sa ei saa või saad midagi muud hoopis, mis sa tellisid. Jah, ja et ei ole ka kaupleja kontaktandmeid, et sa saad kauplejaga kontakteeruda ainult mingisuguse vormi kaudu. Et võib-olla see vormis olev info lähebki kuskile kosmosesse ja kunagi kellelegi ei jõua, et seda kaebust nagu päriselt saaks lahendada. Jah, see on kusjuures veel kolmas asi, et tavaliselt need hinnad ja maksmisviis ainult krediitkaardiga ja tõenäoliselt ongi see, et ei ole ühtegi kontakti ega aadressi, vaid on see, et mingi vorm, mis täida ja sealt sa ei saa ka mingit vastust. Ja ometi see veebileht näeb väga usutav välja. Jah, aga iga nädal ikkagi on mõni inimene, kes meile helistab või kirjutab, mis ma peaks tegema, et selline asi juhtus, et ikkagi nagu minnakse selle õnge, et ju need pakkumised on nii ahvatlevad. Sealt see ongi see, et nagu reklaami, mis te näete, et säilitage kainet meelt. Et kas ikka on võimalik sellise pakkumisega sellist kaupa saada ja mida siis saama hakkad seal täpselt? Üks järgmine küsimus. Mida teha, kui kolmandate riikide e-poest ostetud kaup ei ole kohale jõudnud, aga selle eest on tasutud? Kas tarbija võib pöörduda abi saamiseks Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole? No ta võib pöörduda meie poole, aga me kahjuks abistada teda ei saa. Et Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus saab siis aidata ainult selliseid tarbijaid, kes on teisest Euroopa Liidu liikmesriigist midagi soetanud, et kui me räägime USA-st või Hiinast või mõnest muust kolmandast riigist, et siis Venemaast, väga tihti, siis me kahjuks abistada ei saa. Et sellepärast me ütlemegi, et peab eelnevalt enne lepingu sõlmimist kontrollima, et kellega ma selle lepingu sõlmin. Kui nüüd selline asi on juhtunud, et see väge e-pood on ette sattunud ja selgub, et need asjad on ikkagi Hongkongi kaupleja poolt siis minule tarnitud või ei ole tarnitud näiteks, et siis ainus võimalus, mida mina soovitaksin, oleks ikkagi pöörduda oma kodupanga poole. Esiteks ma soovitan alati e-poest proovida osta krediitkaardiga ja eriti kolmandatest riikidest soetades, siis see tundubki ainus võimalus, kui ma pöördun oma kodupanga poole ja palun alustada tagasimakse menetlust ehk chargeback menetlust, sellepärast, et krediitkaartidel on nii-öelda täiendavad turvatingimused, mille puhul siis tarbijal on võimalik saada oma raha tagasi. Ja oleme ka aeg-ajalt palunud tarbijatel tagasisidet, et kas nad siis said ja päris paljud tarbijad ikkagi saavad panga kaudu tagasi. Üks asi on, mida pangad väga välja ei reklaami ka, aga tegelikult see on täitsa tõsi, et krediitkaardiga kui ostes, et mida inimesed võib-olla ka ei tea, et sul on tegelikult pangaseaduse järgi kogu Euroopa Liidus terve aasta õigus raha tagasi saada. Ja väga suur protsent, ehk siis enamus inimesed tegelikult ka saavad, et ehk siis kui sa oled, see ongi see oht, et kui sa kolmandast riikidest ostad väljapoole Euroopa Liitu, et ega sul tegelikult ei olegi kuskile pöörduda, Eestis keegi ei aita sind, et üks asi, mida me oleme ise soovitanud, et pöörduda mõne suursaadiku poole või saatkonna poole, et Hiina saatkond on 2
inimest vähemalt aidanud, ma tean, et kuskilt on leidnud ikkagi see mingi kontakt sealt, aga esmane asi ongi, et kui sa näed, et sa ei saa seda kaupa kätte, sul ei ole kuskile pöörduda, sa ei sõida ju Singapuri kohale sellepärast, eks, et siis ongi see, et vaidlustada pangas see tehing ja Mastercard ja Visa mõlemad, mis on enam levinud, pangaseaduse järgi neil on tegelikult kohustus see raha tagasi maksta ja sa võid isegi kuni aasta hiljem seda taotleda ja väga tihti ongi niisugune kahtlane tehing ja sa pole kaupa kätte saanud ja tõestad ära selle, et ma olen selle kaupmehega ühendust võtnud, ta pole vastanud näiteks 3 korda mulle, et ma tean juhtumeid päris mitmeid, kus see võib võtta paar kuud aega, aga järsku sulle laekubki see raha Mastercardi või Visa poolt näiteks, et mis on selline garantii, et mida tasub kindlasti teha, et see on õige soovitus ja kõigepealt kohe kindlasti panka pöörduda, et Me oleme nüüd nagu sellised põhipunktid ära katnud, et mida siis teha, kui peaks midagi valesti minema e-poest ostes. Mul on üks küsimus veel. Ostsin osta eest laua, mis pakkumise põhjal peaks olema uus. Pakkumises ei sisaldunud müüja andmeid ja kogu info laua kohta kustus pärast selle ostu tegemist. Kelle poole mul on võimalik pöörduda, kui laua kvaliteet ei vasta osta.ee pakkumisele? Kui ikkagi ostetud toode ei vasta kvaliteedile, siis üldjuhul ikkagi peaks kaupleja poole pöörduma. Nüüd antud juhul kadus see kaupleja ära ja tegelikult on ka aru saamata, nüüd tuleb vaadata, kellele ma selle tehingu, kellele ma maksin ju. Osta.ee-s ju kauplevad nii eraisikud kui ettevõtted, et kui see nüüd on teisele tarbijale makstud summa ja temalt ostetud laud, siis on, ütleme, tarbijavaidluste komisjonile natukene keeruline see olukord seal lahendada. Aga tegelikult ikkagist peaks suutma leida kontakti selle kauplejaga ja osta.ee on ikkagi vahendusplatvorm, kes ka tegelikult peaks ju vaatama, kes tema platvormil seal toimetavad ja tegutsevad, aga osta.ee ei vastuta nüüd selle tehtud tehingu tagajärjel tekkinud kahjude eest või siis muudel põhjustel, et aga ega see ongi keeruline juhtum siis. Oksjoni keskkonnad, see on kevadeti on eriti, kus on viimasel ajal populaarne on päikesepaneelid, mis meieni jõuavad ja siis autod, et need on samad need ikkagi saksa kirikuõpetaja naise auto, mis on 20 aastat vana ja 2000 sõitnud, et ikkagi keegi ostab prooviks jälle selle, ja päikesepaneelidega, sel kevadel oli vähemalt 3 inimest, kes pöördus meie poole, et kuskilt ostis mingit oksjonit päikesepaneelid, aga oksjonid ongi keeruline jah, et seal see vahendusplatvorm vist, tegelikult vist ei vastuta, eks ju, otseselt, aga tal on tõenäoliselt selle kontakti, selle, kes müüa eraisikunagi, et tema kontaktid on olemas, et nendega ta võib-olla saab aidata. Üritada seal kaudu suhelda lihtsalt siis. Aga ega siis ongi kohtusse minek, eks ole. Põhimõtteliselt, kui on veel, ütleme, kui on tarbijavahelise vaidlusega, siis kindlasti kohtusse, kui seal on nüüd ettevõttega tegemist, et siis võib tegelikult see olukord olla natuke lihtsam, sest ettevõte tahab ka edasi tegutseda ju. Et ju ikka leiab üles selle ettevõtte. Oksjonite puhul ongi jah, ikkagi kui sa eraisikult ostad, et sa võid osta kuskilt platvormilt, aga tegelikult peaks vaatama, et kes seal teisel pool on, et kui sa ikkagi eraisikult ostad, eriti oksjoni korral, et siis suuresti see vastutus lasub sulle endal, et ega siis polegi muud, kui pead lõpuks kohtusse minema, kui sa arvad, et sind on petetud. Milline võiks olla e-kaubanduse tulevik? Väga huvitav. Hiina annab väga palju sellist suunda kätte, et ta muutub veel kiiremaks ja mugavamaks. Hiinas arendatakse väga, näiteks Amazon on öelnud välja, et nemad arvavad, et hääl ostlemine on juba 50-60% mõne aja pärast, et inimene, sa vaatad e-poodi ja ütleb, mida sa tahad ja otsitakse sulle välja, et Hiinas arendatakse pilgumakseid näiteks 2 korda, ka füüsilises poes 2 korda pilgutad ja ongi makstud, eks ju, et see võib-olla ei tundugi 5 aasta pärast enam ulme, aga see pandeemia on selles, mõnes mõttes on ta isegi, ma ei tea, see kõlab praegu imelikult, et tore, aga näiteks eelmine aasta USA-s Google'is otsing, et toidu kojuvedu suurenes umbes 270%, aga kas kojuvedu on turvaline 900%, et inimesed hakkavad mõtlema tervisele, et varem kui mõeldi ainult võib-olla ka Eesti tarbija ja Baltikumis üldse plastpudeli koha pealt, et nüüd mõeldakse tegelikult selle peale, et kaupmehed järjest rohkem küsivad ka meie käest,
et huvitav, ma sain tarbijalt kõne, kes küsib, et see pakk, mis sa mulle saadad, et mille sees sa saadad, kas see on taaskasutatav, et noh, niisuguseid asju nagu mõeldakse, et järjest rohkem ma näen ka tegelikult, et mullikile asemel kasutatakse taaskasutatavat materjale ja kõike muud, sellised keskkonnateemad on tõusnud esile ja näiteks üks hiljutine huvitav uuring oli, et 70% Suurbritannia elanikke ütles, et ta on nõus valima selle kaupmehe konkurendi, kui see on valmis pakkuma talle keskkonnasäästlikku lahendust. Et ma arvan, et see keskkonna ja hoid ja selline säästev mõtlemine. Ja teine asi, ollakse nõus ka rohkem maksma ja pigem toetama kodumaist või kvaliteetsemat asja ostma. Et see, mis on ka võib-olla tore, et vahepeal see Hiinast 1 euroga 100 patsikumi tellimine läks nagu väga hulluseks juba, et noh, inimesed ka ütlesid, et ma tellin lihtsalt sellepärast, et noh, see oli nii äge ja odav ja et noh, võib-olla natukene pidurdab seda tarbimist ja hullust, aga noh, maailma piire enam ei ole ja järjest mugavamaks ta kindlasti läheb, ja klient on kindlasti kuningas juba täna, järgmine ja ülejärgmine aasta ka, nii et selle kõrval tegelikult ju tõustatakse regulatsioone ja ühtlustatakse, et kõik see, mis seal platvormidel toimub, et see regulatsioon on kõik tulekul, et mismoodi siis mingeid asju tohib kuvada, mismoodi näiteks arvustused, mismoodi miks sul näiteks seda reklaami kuvatakse, miks sul seda infot antakse seal veebis, milliseid arvustusi sa näed, kelle poolt need loodud on, et platvormidel endal tekivad päris suured kontrollikohustused, mida nad ise peavad ära lahendama, ka see, et neil peab olema oma vaidluste lahendamise nii-öelda organ, et millega siis tarbija saab otse suhelda, kui tal tekib probleem. Et see kõik on nagu see tulevik ja see on üsna pea juba kohal ka. E-kauplemine on hästi reguleeritud ja reguleeritakse veel, et mis tegelikult annab tarbijale selle kindluse, et ega kaupmehel tegelikult väga lihtne ei ole e-äri alustada ikkagi, et sul kaupmees või tarbija võib saata ju 2 nädala jooksul põhjust avaldamata kauba tagasi, et ta võib olla ka rikutud tegelikult või kasutatud, kaupmees võib ikka tagasi võtma ja siis on tema asi, mis sellega teha, eks ju, sa võid ka väärtust vähendada, aga noh, ikkagi kui saadad kantud tossud tagasi, kes see ostab sul seda, on ju, kas või poole hinnaga, et ega ta tegelikult nagu kaupmehele lihtsamaks ei lähe, aga tarbijale küll, et peab lihtsalt vaatama, et kust sa ostad ja mida sa ostad, et natukene korraks mõtlema, et selles tarbija hulluses, et sa lihtsalt petta ei saaks, et kõik see eelnev jutt, mis me rääkinud oleme, et siit midagi, kui külge jääb, siis juba on ilmselt hästi. Kui me nüüd võtame selle eelneva jutu kenasti kokku, millele, sedasi lühikeste punktidena, millele tähelepanu pöörata e-poest ostes, ja ütleme, et milline siis on üks turvaline e-pood? Ma vaataks siis sinna kaupleja otsa, et mulle tundub, et neil on päris hästi kõik. Et turvaline e-pood on kindlasti ka see pood, kellel on endal füüsiline pood näiteks. Samamoodi nagu ta on täna mitme korda näiteid toonud, et ka tarbijal on võimalus ka füüsilises poes käia ja oma vaidluse lahendamas, aga ütleme, et turvaline e-pood on see ikka, kellel on olemas elementaarsed andmed, kontaktandmed. Tegemist on selgelt esitatud teabega seal taganemisõiguse kohta, rahatagastus, pretensiooni esitamine, kontaktandmed, jah, kõik info, mis seal peab olema. Jah, et kliendil oleks kõik näha, et ta läheb sinna e-poodi, et ta näeb sealt kõik ära, ta näeb avamisajad ja see muidugi, ja meil on esindused, et selles mõttes klient kindlasti usaldab, et kliendid tegelikult ju väga palju kardavad osta e-poest, et äkki ma ei saagi toodet, äkki ma ei saa raha tagasi, noh, nii need ohud on ja siis jäävadki rahast ilma, et selles mõttes on, kellel on esindus ikkagi, see on suur eelis, et klient teab, et tal on olemas päris teenindaja, päris inimene, kellega ta räägib, et ta saab minna suhtlema, ta saab enne nõu küsima minna, ta läheb proovima enne. Et meil on näiteks kliki ja proovi teenus, mida veel kusagil väga ei ole, ma arvan, me oleme siin esimeste seas, kes on selle mõelnud, et ta saab valida e-poest endale tooted, ta tellib poodi proovimiseks tasuta, ta tuleb poodi proovib, kui talle ei sobi, siis need jäävad poodi, kui sobib, ta ostab ära. Et see on nii turvaline ja see kliendile väga sobib, aga ma ütlen, et klient tegelikult ühel päeval ostab e-poest, teisel päeval ostab poest. Nad tegelikult tahavad suhelda ja tahavad poodi proovima ka tulla, et kui klient ei tea enda suurust, siis ta ei riski võib-olla sealt e-poest osta, siis ta läheb poodi, ta proovib seal omale erinevad suurused, lõpuks ta juba teab ja siis ta usaldab, siis ta võib erinevatest poodidest siis osta.
aga siis ta peabki saama sealt poest nii hea teeninduse ja hea konsultatsiooni, et ta julgeb e-poest osta. Aga ütleme, põhimõtteliselt ongi, nagu me mitu korda öeldud, et põhimõtteliselt guugelda, et vaata ka selle e-poe tausta, vaata, kas on teiste tarbijate arvustusi, kas tema kohta on avaldatud artikleid, vaata meie ameti kodulehte, mis info seal üleval on. Et see kõik tagab selle turvalise ostlemise ja välistab hilisemad vaidlused ja pretensioonid, et just see, isegi kui tekib, loomulikult tekib kaubaga, võivad tekkida erinevad pretensioonid, aga see lahendamise kord, mismoodi see välja näeb, et see ka korrektne oleks siis, et tarbija seal nagu petta ei saaks. Guugeldamine on kõige parem soovitus. Tasub vaadata, kas e-poe esilehel on turvalise ostukoha usaldusmärgis, mida E-kaubanduse Liit välja annab, et mõnisada poodi seda kannab. Ja teine asi, mida tasub vaadata, meile saadetakse ka korra kuus vähemalt mõni märgis, mis on suhteliselt sarnane, et kui e-pood teeb ise, et me oleme 100% turvaline, siis see ei pruugi mitte midagi tähendada, et seal oleks E-kaubanduse Liidu logo peal, aga guugeldamine on kõige parem tegelikult, et kui sa leiad sealt, või kui sa tead seda ettevõtet, tead, et oled kuulnud ennem, et on Eesti ettevõtted on olemas, tal on füüsilised poed, ja kui ei ole, et guugeldades leiab selle ärinimega kohe üles, et kui see on alles loodud ka ettevõte, et siis on juba niisugune võib-olla, see ei tähenda seda, et seal probleem võiks olla, aga tegelikult kui seda e-poodi vaadata, siis reeglina ikkagi saab aru, et ta on müügile orienteeritud ja okei, tõesti, seal on kontaktandmed olemas, vahest isegi töötajate nimed ja millal me vastame, et kõik muud sellised, aga kui selline info kõik on peidetud, siis on juba niisugune, võib lihtsalt eeldada, et äkki nad ei saada sulle lubatud ajaks ja päris nii kiiresti, aga ikkagi ma ütleks, et kõige lihtsam on, et üldiselt eelista Eestimaist või vähemalt Euroopa Liidu poodi, et siis sul ei teki sekkeldusi või kui tekib, siis sa saad Tarbijakaitseametisse pöörduda ja sind aidatakse ja sul on tegelikult seadused, mis sind kaitsevad, et väljaspoolt neid ei ole. Ja mul jäi kõrvu ja tooksin välja ka ühe mõtte, mis täna kõikidest paneelidest läbi käis, et tegelikult suhelge. Esimese asjana suhelge, küsige, kirjutage ja proovige saada vastus enne, kui asi eskaleerub. Just nimelt. Ega vist ju tarbijavaidluskomisjon ei võtta ka ju menetlusse enne seda, kui sa oled ühendust võtnud kaupmehega, nii et tegelikult sa pead ikkagi ega ka kohus ju ei võta, ta kõigepealt küsib su käest ka kohus, et kas te olete omavahel proovinud lahendust leida, et see on ikkagi kõige ju eeldus, et Tarbijal ikkagi kohustus pöörduda kaupleja poole ja kauplejal omakorda kohustus 15 päeva jooksul vastata. Ja kui nad siis ei saa kokkuleppele, et siis on tarbijal õigus pöörduda meie poole. Aitäh teile ja aitäh ka teile kõigile, et täna võtsite osa Tallinna tarbijaõiguste päevast, targad tehingud. Selleks aastaks on meie jutud räägitud, aga ma loodan, et järgmisel aastal saame neid teemasid teise nurga alt juba uuesti lahata ja uusi värskeid mõtteid teieni tuua. Ilusat päeva teile!